Fotopointi ajaveeb Jaapanis Yokohamas CP Plus fotomessil ja minu käes on Pentaxi uus peegelkaamera KS2. Kui me üsna hiljuti tegelikult, võiks öelda lausa sügisel rääkisime KS1-st, siis nüüd tänaseks on juba tegelikult olemas KS2. KS2 on siiski teistsugune natuke kui KS1. Siin on üsna mitmeid olulisi muudatusi võrreldes KS1-ga ja kohe vaatamegi lähemalt, et millised on need esmamuljed ja mis temast siis teistmoodi on natukene. Alustades välisest ehk siis disainist ja kõige esimesena hakkab silma loomulikult värv. Et minu käes on selline khaki ja rohelise karva ehk siis selline kas siis metsas pildistajatele või militaarsugemetega pildistajatele näiteks juba EOS kaitsevärvides. Aga peale selle tal on erinevaid värve ja värvikombinatsioone päris palju. Eks see, mida siis Euroopas ja mida ka Eestis pakkuma hakatakse, selgub mõne aja pärast. Küll aga disainist edasi rääkides ergonoomiliselt on see kaamera nüüd jällegist tagasi klassikalise peegelkaamera mõnude juures, ehk siis istub hästi kätte, on ümar, eks ole, selline käepide, on ka pöidlapide siin taga ilusti olemas ja 2 valikuketast on meil tagumine valikuketas ja eesmine valikuketas. Lisaks nuppudest on veel Wi-Fi, ehk siis kaamera on Wi-Fi võimekas ja peale Wi-Fi on tal veel nii-öelda see NFC, ehk siis ta on Near Field Connection võimekas, ehk saab ilmselt nutiseadmesse otse pilti saata või nutiseadmega kontrollida ilma spetsiaalse kaardita. Ekraan esimest korda siis kallutatav ja pööratav, mõlemat varianti ja väga mugavalt tuleb välja, nii et siin on lihtsalt vaja küün kergelt taha jääda ja ongi ilusti käes, ei ole vaja mingit väga nokitseda. Ja siis annab siis keerata, kallutada ja loomulikult ka sulgeda. All, nagu ikka, patareipesa. Siin paremal pool veel HDMI ja USB väljund, SD-kaardi pesa. Selline tavaline, vaatame siia alla ka. Ja teisel pool on meeldiva üllatusena mikrofoni sisend. Ehk siis filmimisel saab nüüd kasutada korralikku välist mikrofoni, mis siis juba annab palju parema heliga video meile. Nuppude funktsionaalsusest peavalikuketas, jälle selline tuttav. Ja mis mulle meeldib, et tegemist on siiski väga lihtsa ja algajakaameraga või sellise alustaja piltniku kaameraga, aga juba on olemas meil selle user 1, user 2, mis tähendab, et saame ise salvestada omale parameetrid siia nende nuppude alla, loomulikult pulb pikkade säriaegade jaoks ja on siin täiesti eraldi veel selline asi nagu HDR. Tegemist on siis Advanced HDR pildistamisega, ehk siis kui me teeme pilti, siis kaamera teeb 3 pilti, kleebib nad kokku ja me saamegi kohe HDR pildi. Ja nüüd mõtleb natukene ja kleebib meil kohe kokku ka 1, 2 ja on tehtud. Autoportreede tegemine on äärmiselt popp, eriti nutiseadmetega. Peegelkaameraga on see alati kuidagi nagu imelik olnud või lihtsalt keeruline. Pentax KS2-ga on see äärmiselt lihtne. Mida me peame tegema? Me peame ekraani keerama enda poole. Ja mis on huvitav on see, et nüüd on päästikunupuks mitte tavaline päästikunupp, vaid see Wi-Fi nupp, ehk siis kui me hoiame kaamerat käes, siis me on mugavam seda nuppu vajutada. Ja nüüd ei ole muud, kui suunata enda poole ja pilt ära teha. KS2 siis, Pentaxi peegelkaamera, mis on juba suhteliselt advanced, edasi jõudnud kasutajale oma ilmastikukindlusega, samuti see objektiivsene ees on ilmastikukindel user 1, user 2 režiimidega, HDR režiimidega ja võimaluste omaduste poole pealt juba selline natuke edasi jõudnule, samas kompaktne. See on jah, KS2 Pentaxilt ja CP Plus mess Yokohamast, Jaapanis, endiselt.